kapi näitab, kui kiiresti sõidad. Aga kui su eesmärk on sõita Pärnusse, siis kui sõidad 120-ga Narva suunas, sa oled küll väga edukas, sul on kõva performance, efektiivne vend, aga sa lähed täiesti vales suunas. Tere, mina olen Martin Pajaveli ja mina olen sellist ettevõttest nagu Factory Improvement. Olen tegelenud ehitusega üle 10 aasta ja sattusin kokku tootmisinimestega. Mõtlesime, et teeme midagi ägedat ja räägime teile natuke erinevatest protsessidest ja tööriistadest, mida ise oleme kasutanud ja kus neid võib-olla teie võiksite kasutada või äkki saate inspiratsiooni sellest. Ja nüüd kutsuksin siia ka need teised inimesed, tootmisinimesed, kellega oleme koos seda projekti vedanud. Joonas Laasberg, Martin Karu. Tere õhtust! Tervist! Ja, tere Martin! Tere Martin, tere Joonas! Tervist! Ma olen Martin. Minu taust on süsteemi analüüs, tarkvaraarendus, masinõppe. Mul pakub huvi tööstus, mistõttu mul on firma nimega Tarktööstus, mille üks osa on digitaliseerimine, aga tegelikult asi algab kõik inimestest ja protsessist. Minu nimi on Joonas Laasberg, olen tööstusinsener, töötan parendusjuhina. See on selline multifunktsionaalne roll, et projekti juhtimine, tööstusinsener ja muudatuste juhtimine. Ja rõõmsin olla oma kogemusi jagada. No esimeses saates keskendume siis OKR, KPI ja BSC teemadele, mis on siis lühendid sõnadest Objectives, Key Results, Balance Scorecard ja Key Performance Indicators. No põhimõtteliselt üks küsimus on vist see, et milliseid mõõdikuid valida üldse, kuidas defineerida edu, kas see on siis ühtepidi, teistpidi, kolmandatpidi, millisel juhul valida kui suurt ja õilist mõõdikut? No ma tahaks aru saada, mis erinevuse või mis vahe seal on ja kus neid kasutada saab, et äkki avame seda ka, et katsutama. Ja võib-olla võtaks selle esimese teemana selle palju räägitud KPI mõõdikud. Et mul olekski nagu esimene küsimus nagu Joonasele, et kuidas sina sellest KPI-st aru saad ja kuidas sa oled oma töös nagu neid kasutanud ja võib-olla rääkida mõned edulood ja mõned lood, mis ei ole võib-olla nii edukad. Ja muidugi, et iga ettevõte ei pruugigi kasutada neid ja mul on nagu selles mõttes olnud hästi huvitav teekond erinevates ettevõtetes, et ma olen saanud ise välja töötada päris mitmeid neid võtmetõhususe indikaatoreid ehk KPI-sid ja just andmete põhjal loonud niisuguseid matemaatilisi mudeleid, kogunud andmeid, registreerinud ja näinud siis, et kuidas nagu see graafik siis jookseb, eks ole, või pilt, mis iganes see visuaalne nagu väljund on. KPI-d võiksid olla sellised mõõdetavad ja nähtavad ja arusaadavad inimestele indikeerimaks siis, kus me oleme omadega. Et näiteks, et palju me oleme müünud, palju me oleme tootnud, mis on meie tarneaeg ja nii edasi. Et mina usun, et need on olulised ja vajalikud, aga üksi nagu andmete kogumisest ja visualiseerimist ei piisa. Et kõige tähtsam, mis sageli jäetakse ettevõttest nagu tegemata, on töö esiteks selle mõõdiku nagu edasiarendamisega. Et kuidas me võib-olla, et saame veel paremaid andmeid, veel täpsemaid andmeid, veel tõhusamalt andmeid koguda. Ning otse loomulikult analüüsiga, et mida see mõõdik meile näitab. Et meil on tarneaeg, täna on 2 päeva, homme on 3 päeva, ülehomme on 4 päeva. Sellest ei piisa, et me vaatame ainult mõõdikule otsa ja ütleme, et kuule, et see oli 2, 3, 4 päeva ja see on nüüd hästi või see on nüüd üle või alla, ütleme meie normi, eks ole. Et sageli ma olen näinud, et just see on see põhiline komistuskivi ettevõtetes, lisaks sellele, et andmete kogumisel, eks ole.
et teha nagu tööd, et sul on mingisugune tuumgrupp, mis tegelikult töötab nagu selle nimel, et need probleemid või noh, küsidagi, et miks ja kui me leiame selle probleemi, on ju, et miks täna oli 3 ja homme on 4, eks ole. Ja just sellega nagu tegeleda. aga see on nüüd, et mõõta õiget asja või see on see, et kui sa oled juba ära mõõtnud, et saaksid aru, mida sa saad mõjutada, et paremaks muuta? No ma usun mõlemat on vaja nagu arvesse võtta. Et mõõtagi õiget asja, eks ole, ja ka seda, et mida siis teha, et nagu paremaks muuta. Et noh, see on nagu see KPI poole pealt. Kas võin ühe halva näite tuua? Iga tahes. Pandi suurelt teha selle eesmärk 80% tootmisest robotiseerida. Okay. Nii, aga mida tähendab 80% robotiseerida? Kas me mõõdame seda ajas? Ehk siis kui kogu protsess võtab aega 1 tund, siis sellest 1 tunnist 80% on robotiga tehtud. Aha. Või see on siis tükkide arv, kas 80% sammudest on robotiseeritud või see on 80% toodetest, kui mul osad tooted on käsitsi tehtud, osad on robotiga tehtud. No. Ja mis iganes mõõdiku sa võtad, inimesed hakkavad seda mõjutama. Kui sa loed, mitu tükki inimene on tootnud, inimene võtab selle toote ja tõstab teisel pool laserit. +1, ma täidan oma norme. Nii. Ja kui sa paned 80% robotiseeritud ja me mõõdame seda ajas, siis kui sa ei pane sinna konkureerivat mõõdikut, et tootmisaeg peab olema nagu võrdeliselt sarnane, eks ju, et tootmisaeg ei tohi muutuda, siis ma panen sinna ühe roboti juurde, mis on hästi aeglane. Kõik sammud on ikka veel täpselt sama palju kui praegu, aga mul on üks robot, mis teeb 4 korda, 1 tunniga teed toote valmis, siis üks robot veel paneb võib-olla liksukese 4 tunniga sinna peale. 80% kogu tootmisest on robotiseeritud. Kainat mõistust vaja. Ja teine näide, kui sul on tükkide arv 80% sammudest, kui 80% sammudest peab olema robotiseeritud, siis meil on praegu tootmisprotsess ja ma panen sinna otsa 4 korda rohkem samme, mis on siis robotid. Need robotid võivad teha lollust ka seal, aga mõõdikuna on ju korrektne. No see on sama hea, et meil on näiteks 4 mõõdikut vaja. Teeme ära. Jah, eks ole. Jah, meil on 4 mõõdikut vaja. Peame rohkem pappi koguma. Kuidas me seda teeme, me ostame rohkem asju. No, papi kogus kasvas. Nii et see vist on selle tänase teema üks tahkudest, et KPI ehk võtme tõhususindikaator ehk siis mõõdik ise ei ole piisav. Kellele see täpsemalt see nagu KPI nagu siis nagu loodud on, et kas ta on pigem nagu siis juhtidele või siis nagu on ta nagu nendele töötajatele, kes nagu jälgivad või kellele see KPI toodud on? KPI eesmärk võiks olla eesmärkide ühtlustamine. Nii et kõik teaksid, kuidas mõõdetakse edu. Ja seda teatakse siis juhtkond tasemel, kes seda lõpus hindab keskastme juhtide poolt ja ka töötaja enda poolt. KPI tuleb defineerida, kommunikeerida ja siis tuleb seda kontrollida või jälgida. Ja kui kõik teavad, et võt selle alusel me hindame, et jah, asi on korrektne või asi läheb hästi, siis tegelikult inimesed töötavad selle nimel. No kas me hindame siis protsessi ikkagi? On erinevad KPI-d, mis hindavad erinevad asju. Ma tean, et sinu lemmik KPI on turnover time, see on see protsessi aeg. Ja üks mu lemmikuid on kindlasti lead time selles mõttes, et tahad nagu ütleme tarneaeg. Et see on nagu selline liini üks põhilisi verstaposte. Liin kui siis tootmisliin? Kui siis metodoloogia. Kuidas sa mõõdad tarneaega? Anna üks hea soovitus kuulajale, see võib minna siin lõppu, kus on hea võtan tassi ja nüüd panen aja käima, annan sinu kätte ja sina võtad tassi ja nüüd see on tarneaeg minult sinule. Nii. Ja. Ehk siis otsustad, mis on protsess, paned selle alguse ja lõppu ja üritad siis seda. Ja nüüd, kui ma annan sulle 10 korda tassi, et kas see on nagu samasugune või läheb paremaks või läheb halvemaks ja seal on muidugi nagu üleandmise kvaliteet äkki kukkus maha ja kõik nii edasi, et siis peaks seda probleemi lahendama, et miks kukkus maha. Aga kas alati on oluline kiiremaks saada seda? No vot, seal tulebki see kaine mõistus mängu, et mis see nagu eesmärk siis on. No mis on eesmärk? Aitäh! Selleks on selline huvitav tööriist nagu Objectives and Key Results. Et Joonas oskad nagu selle kohta tuua mõned
head näited ja võib-olla kitsaskohad? Nojah, eks need OKR-id tulevad ettevõtte strateegiast. Ja noh, ütleme, objektiiv on siis selline natukene nagu laiem või selline suurem nagu loosung või nüüd, kuhu poole me peame hakkama minema. Ja lipp näiteks jah, et lipu poole hakkame minema ja siis key-R-id on nagu ütleme sellised teetähised, mis kirjeldavad nagu täpsemalt, mida me siis tegema peame. Et kuna ma olen nagu tootearenduse taustaga ka, eks ole, siis mulle meeldib, kui mul on key-R näiteks nagu defineeritud product launch, eks ole, et mul ei ole nagu 0 või 1, et tehtud või tegemata, eks ole, kommenteerin seal all, mis on progress. Mulle ei meeldi, kui mul on protsent 0–100 ja ma kommenteerin seal all progressi, eks ole. Vaid mul on näiteks ongi nagu verstapostid on ju esimene, ütleme, faas, 20%, 30%, 40%, 50%, kõik need sammud, mida ma pean tegema, et jõusma eesmärgini, on nagu ära kirjeldatud. Ja kui ma saan ühe sammu valmis, ma panen hops tehtud. Mis on see objektiiv siin võiks olla? No objektiiv siin võiks olla selline, et noh, kirjeldame protsesse nagu suures pildis. Kirjeldame osakonna protsesse ja siis key result võiks olla, et näiteks, et 10 protsessi on kirjeldatud ja siis saab key result on protsess 1, protsess 2, on, saab key result 2 ja saab 3 on siis nagu protsess 3 ja siis noh, selle kirjeldamise nagu selline teekond on nagu eraldi veel defineeritud. See on vist see, kuidas OKR-id hakkavad ülevalt alla tulema. Ettevõtte strateegia, nagu sa mainisid, siis tuleb osakondade kaupa. Võib-olla ettevõttel on üks suurem eesmärk jõuda Läti turule. Siis selle key result on see, et Läti koduleht on valmis. Meil on Lätis müügiesindaja. Meil on Lätis ka tarneahel paigas. Ja nüüd tarneahela siis alam sellised punktid võivad olla tõesti. Ladu on leitud, laomees on leitud, elekter on ka see. No väga arusaadav, jah. Kas need mõõdikud jäävad alati samaks? Kas nad võivad ka nagu ära kaduda? Kas need mõõdikud kuidagi muudetakse ka seda valemit või seda nii-öelda, kuidas seda arvutatakse? Et kas seal ka see skaala muutub ja seda tahaks teada, et kui me juba mõõdikutest räägime. Mul on kaks näidet tuua. Number 1 on see, et toome selle vana Läti näite. Sel aastal meie ettevõtte eesmärk on saada Läti turule. Me jõuame sinna. Jah, meil järgmine aasta on uus eesmärk. Meie järgmise aasta eesmärk, mõõdik või siis ka OKR on võib-olla kas uue turuga või siis stabiliseerimisega või kinnistamisega või just tarne kindluse tagamisega. Ja ehk lühidalt, jah, mõõdikud muutuvad ja nad võiksid lähtuda ikkagi ettevõtte eesmärgist. Et kui ettevõtte eesmärk pisut täpsustub, siis saab minna. Pärast iga majandusaasta aruannet siis või? Ei pea olema see, aga praktiliselt kui on, me läheme sinna OKR-i stiili juba. Me läheme tagasi OKR-i juurde, kus kui võtmesündmus on juhtunud, sinu kõige suurem uus ladu on avatud või uus kauplus on avatud, see on key result, aga see oli ka omate eesmärk. Ja nüüd, kui see eesmärk on täidetud või see võtmetähis on täidetud, siis tegelikult me võime korrigeerida. Teine asi, kuidas mõõdikud võivad ajas muutuda, on see, et me panime ettevõttes OKR-id paika ja empiirika, lihtsalt kogemus näitab, et 3 tsüklit on tarvis selleks, et selle OKR-i sõnastus, selle definitsioon, kuidas siis sa ütled, mis on see key result või mis on see eesmärk, mis on piisavalt oluline, et panna eesmärgi tasandile ja mis on piisavalt adekvaatne, et panna key result'i ehk siis võtme näitaja tasemele. 3 perioodit. See võtab aega. Ja esimene kord sa paned nii mööda. Panema see mõõdik või eesmärk paika, jäta see kirja ära, muuda seda vahepeal, saa see 3-kuuline tsükkel saab valmis, vaata üle, pane paremini, vaata üle, pane paremini ja siis 3. kord, kui sa teed, siis on tõenäoliselt sul hea. Ja Joonas siin rääkis ka, kuidas on need protsessi kaardistamine, need OKR-id. Ma arvan, et sa oled teinud OKR mitu tsüklit. Jaa, aastaid. Ja täpselt nii ongi, et ega siis alguses paned niisuguse jämeda tahu, eks ole, paika ja siis hakkad seda nagu täpsemaks tilmima.
aga ma räägiks nagu näiteks KPI-dest. Kas need muutuvad? Pigem on positiivne see, kui sa näed, sa paned oma eesmärgid paika, sa töötad selle nimel ja sa näed, et sa põrusid. Siis teed otsuse selle perioodi lõpus, et jah, see eesmärk oligi liiga optimistlik ja nüüd järgmiseks perioodiks, mis on siis kas kvartal, kuu või aasta, sa paned seda natukene korrigeeritud selle. Ehk jah, sa korrigeerida saad. Nii et sa toetad nagu perioodi lõpus korrigeerimist, mitte siis nagu kogu selle protsessi jooksul nagu korrigeerimist. Jah, sest vahepeal peab valus ka olema. Kui sa panid omale eesmärgi, siis see eesmärk oli mingil põhjusel ja sa ei tabanud seda. Kui me räägime näiteks sellisest mõõdikust nagu, ma ei tea, kättesaadavus või näiteks töökindlus on ju, et kas see nagu muutub? Et see arvutusloogika selles mõttes, et kas nagu midagi jäetakse tulevikus öeldakse, et varem ta oli nagu selle sees, aga nüüd seda ei arvestata selle sisse, et nagu, et võib-olla selles võtmes ka, et kas see nagu muutub nagu? Saab muuta, aga see on pisut nagu endale valetamine ja jällegi tundub, et me suuname kogu aeg OKR-i suunas. Tähtis on täita ettevõtte eesmärki. Kui ettevõtte eesmärk on tarnekindluse tagamine, siis valemi muutmine tegelikult ei tee seda tarnekindlamaks. See ei too sul rohkem kliente, see ei too kliendi rahulolu kõrgemaks, aga protsentuaalselt on ilus vaadata. Ja jah, valemit saab muuta, mõtlene läbi, kas see päris ikka mõjutab see valemi muutus midagi. Räägi mulle natukene, mis on balance scorecard? Tüüpiliselt kasutatakse ettevõtte kõige kõrgema juhtkonna poolt, kus siis on ettevõtte peamised mõõdikud. Näiteks top 10 mõõdikut ja see on tüüpiline rakendus. Ja seal on kindlasti kiirus, seal on kindlasti kvaliteet, seal on klientide rahulolu. Ja sa vaatadki sellele otsa tervikuna. Ja selle veerud on siis erinevad ajaperioodid. Kas on siis, kui sa tahad kiiresti mõõta, siis iga nädal, kuidas sel nädalal on selle mõõdikuga või see kuu või see kvartal või see aasta. Aga see oleneb siis ka nagu ettevõtte suurusest vist või? Et ega siis selles mõttes, et ega nagu mingistel väikestel ettevõtetel nagu vast on nagu liiga palju sellist asja nagu kasutada või? Siin on... Et seal ongi nagu see, et on nagu noh, iga osakonna tasandil on näiteks nagu 1-2 mõõdikut. See võib olla nii. Need on 2 teraga mõõgad. Number 1, tegelikult Balance Scorecard sobib kõikide suurustega firmadele. Suurema firmaga on see, et iga osakond toob enda osakonna 1 või maksimaalselt 2 mõõdikut sinna lauda. Ja kui me saame kokku kammakesi kord 6 kord kvartalis, siis me saamegi üheskoos vaadata, kas firma tervikuna liigub sinna suunas, kus me läheme. Me ei ole erinevalt OKR-ist, me ei ole pannud suurt seda lippu, et selle aasta eesmärk on jõuda näite turule, vaid meie selle aasta eesmärk on püsivalt kasvatada neid põhimõõdikuid. Tarnekindlus, tootmiskvaliteet, tootmistäpsus. Kui see on suur firma, siis tavaliselt on igas osakonnas on oma süsteem kasutusel. Mis tähendab, et sa pead selle numbri kusagilt manuaalselt välja arvutama, käsitsi välja arvutama, siis copy-pastima PowerPointi. See on standard. Mida väiksem firma, ma tahangi vaadata oma rahavoogust, ma tahan vaadata oma müügitsüklit, ma tahan vaadata oma projektide edukust. Ma panen need samad asjad omale kirja. Võib-olla ma teen endale mingi väikese sellise Power BI raporti selle kohta. Ja mul on väikestel firmadel tavaliselt on parem ligipääs selles süsteemi, teise süsteemi ja kolmandas süsteemi. Mul on üks küsimus vahepeal, et kes seda mõõdab? Ja kui täpne see mõõde on, et ma saan aru, et väga paljusid asju tegelikult mõõdetakse inimeste poolt, et ma olen inimesi väga palju siin nagu nii-öelda maininud, et kuidas seda kõige täpsemalt mõõta ja kuidas ta on adekvaatne selles mõttes? Jah, no aasta on 2025, eks ole, ja ütleme, me räägime siin Industry 4.0-st, 5.0-st, eks ole, võib-olla see on mingid ulmelised 6.0-d on juba kuskil nagu ka läbi käinud, on ju. Aga nagu valdav osa protsessidest on ikkagi ka inimene üks osa sellest. Et nii palju, kui ma olen nagu kokku puutunud tootmistes, siis nagu inimene on ikkagi nagu protsessi osa. Ta käivitab, ta lõpetab, teeb midagi, ei tee midagi, eks ole. Et sellepärast nagu inimesed. Aga kui me räägime sellest aja salvestamisest? Inimesed tootmises on minu jaoks nagu natuke nagu demokraatia. See on halb, aga see on parim, mis meil on. Inimene on väga vajalik, inimene on protsessi osas oluline. Inimesed suudab väga kiiresti kohanduda, tegeleda jällegi uue asjaga.
saada aru mitmekihiliselt samast probleemist. Nad masinale, kui sa õpetad, et liigu sinna ja tee seda, siis masin teebki täpselt seda liigutust. Tunnid ära kulub. Jah, inimene teeb ikkagi vigu ja kui küsimus on sellest, kuidas mõõta protsessi aega või protsessi täpsust, siis pigem ei ole inimene see, kes peaks, mina ei usaldaks inimest. Siinkohas ma tulen hommikul tööle, ma peaksin vajutama nupule, et tööaeg algas. No jäi vajutamata, läksin enne kohvi võtma. Ma peaksin töö lõppedes vajutama kinni, et töö lõppes. No ma ei tea, läksin juba uksest välja ja mõte oli mujal. Meil on süsteemid seda jälgivad, näiteks ligipääsusüsteemid. Kui ma piiksutan uksekaarti, mul jääb süsteemi sellest jälg ja kui ma saan seda infot kasutada siis aja võrdlemisel, viimane või esimene piiksutus ja võib-olla see, millal ma oma arvuti panen lukku, siis algusest lõpuni ma tean, et iga hommik see esmane ukse liigutus on täpselt see sündmus ja ma tean, et arvuti lukkupanek on täpselt see sündmus. Ja mul võib olla seal kohti, kus ma annan inimesele võimaluse kohendada, korrigeerida asja, aga täpsus tuleb pigem süsteemilt ja masinalt. Võib-olla räägime siis tuleviku mõõdikutest ka kähku, et võtame paar minutit. No aga mis sa arvad, kas tuleb varsti see hetk, et ma ütlen AI-le, et näiteks, et noh, et kšt on ju, et palun chat tee mulle see mõõdik, võta sealt andmed ja kuva mulle. See hetk on juba käes. Käes juba? Jaa, ainukene asi, et ma läheneksin sellele natukene nagu tagurpidiselt. Sa küsid, et mul on selline ettevõte, selgitada talle olukorda, mul on soov sellist asja teha ja sa juba tood sisse ka oma selle eesmärgi. Ja küsite käest natuke suurem küsimus, et ole kena, anna mulle top 5 eesmärki. Too mulle 5 näidet, kuidas ma võiksin oma eesmärgid või veel täpsemalt OKR-i, veel täpsemalt KPI-d defineerida. Et annab sulle need definitsioonid ja siis sa saad küsida jätku küsimuse. Nii, tarneahelat haldan ma ClickUpiga või mis see tarneahelat ma haldan Odooga. Ja saad küsida, mul on selline rakendus olemas, kuidas mul on võimalik sellest automaatselt mõõdikad kätte saada. Ja seejärel ta tavaliselt minu kogemusega toob sulle, läheb selle kodulehele, ütleb, näed, siin kohas on, sul on see info on seal kohas, siin kohas masinliides on see, kui sa tahad visualiseerida seda Power BI-s, siis tee selline ühendus. Ja minu soovitus on see, küsis paar jätkuküsimust ka. Ta esmane soovitus on kõik lihtsam. Ühenda otse Power BI sellega, aga küsi, kui mul on see keskkond on kliendi, ma ei tea, CRM-iks ju haldamiseks ja see keskkond järgmise asja haldamiseks, kas ma peaksin midagi veel arvestama. Ja siis ta võib-olla ütleb sulle, näed, kasuta hoopis sellist andmebaasi vahekihti, mille kui sa tood erinevatest punktidest siia andmed kokku, siis see on juba andmeladu, ehk siis sa saad hinnata asju samas keskkonnas, sa saad teha ühe raporti, mis toobki sulle välja tükihinnad, tööjõukulud, materjali saadavuse ehk info, mis on tegelikult erinevates süsteemides, isegi võib-olla Excelites killustatud olemas. Nii et juba täna minu soovitus, mine küsi talt avatud küsimusi, selgitama mure, ära anna talle veel vastuse variante, ära suuna teda vastusega. Kuigi ainus koht, kus vastusega võid suunata on see, et minu hetkel kasutusel olev tööriista pagas. Mul on SAP või mul on, mis on see, mul on Axapta, mul on Odoo, mul on ClickUp, mul on need asjad, info on siin ja mulle meeldib kasutada Power BI-d. Räägime tegelikult, et mis praegu on ja mis võib-olla 50 aasta pärast on, et kuidas sina näed? Ma usun, et tuleb andmepõhiseid nagu mõõdikuid, et kui puhtad on andmed. Meta-andmed. Ja see on see metamõõdik. See on mõõdik mõõdikute kohta. Kui usaldusväärne on mõõdik? Jah, et andmed ise ei ole asi. Asi on asi, andmed kirjeldavad asja. Ma toon sisse uue teema, ma toon digital twin'i korra sisse. On maailm ja on mudel. Andmed ei ole maailm. Kui me räägime tootmisest, siis see mutrivõti on asi ja kogu see tarkvara, mis kirjeldab, mis järjekorras, mis materjalis, mis asjadest teha mutrivõtid, on kirjeldus. See on info. Ja kui me hindame, kui me räägime KPI-st, mis mõõdab andme kvaliteeti, siis me ei räägi sellest, kui hästi me toodame mutrivõtmeid, vaid me räägime sellest, kui hästi me mõõdame, kui hästi me saadame mõõta mutrivõtmeid.
no jaa, aga see nagu see point ongi, et ma usun, et nagu siiamaani ma ei ole näinud mitte ühtegi mõõdikut selle kohta elus veel. Et see on nagu täiesti niuke värske mõte. Ma ei tea, et keegi mõõdaks seda. Tead sa, et kas keegi mõõdaks? Sa ise mõõdad? Andmete kvaliteediga on 2 mõõdikut, on 3 V-d ja on 7 V-d. Volume, variety ja velocity. Ehk siis kui palju sul on, mis on selle maht ja selle varieeruseks, kas sul on, ma ei tea, ainult tekst, nagu tabeli kujul on pildid ja video ja heli, eks ju. Need on 3 V-d ja siis on veel 7 V-d näitame, mis on veracity ehk siis usutavus. See uus teema minu jaoks. Nii et ma usun, et see on nagu see teema, mis tulevikus nagu... Et nii-öelda sellele mõõdikule pannakse rohkem omadussõnu juurde, ma saan aru, et kuidas seda kirjeldada nii-öelda. Ta on tehnilised mõõdikud andmed kirjeldamiseks. Ja ta ei kirjelda absoluutselt seda, kuidas me pudeleid toodame või kuidas pudeli sisse vesi läheb, vaid see kirjeldab seda, et mis on andmed. Kas ma saan õigesti aru, et andmed lähevad kvaliteetsemaks? See on libe tee. Ja 30 aastat tagasi operatsioonisüsteem kaalus mõned megabaidid. Tänasel päeval operatsioonisüsteem kaalub 10 gigabaidid. Mis on juhtunud, on see, arvutid lähevad suuremaks, andmemahud lähevad suuremaks ja arendajad lähevad mugavamaks. Tähendab, sul infot on rohkem, sest sa saad seda rohkem koguda. Ja me saame aktiivselt jälgida andmed kvaliteeti, kui meid huvitab. Ehk kui ettevõte on seadnud eesmärgiks tõsta andmed kvaliteeti, siis nad teevad aktiivselt samme selleks, et andmed oleksid kvaliteetsed. Kui ettevõte ei ole seda teinud, siis nende andmed on nii, nagu need on. Ja andmed kvaliteediga on sul kõige lihtsamad näited. Kui meie suhtlus käib e-mailiga või telefoniga, siis meil pole mitte mingit vormi, kus me hindame, kas minu tekst sulle oli nüüd korrektne või mitte. Kui me paneme Exceli, siis meil on juba mingisugune stabiilne selline vorm, et ta võiks mahtuda sellesse raamistikku. Aga kui ma panen sinna teksti väljale, panen mingi numbri või numbri välja teksti, Exceli karju mul selle peale. Aga selleks sul ongi vaja, et me juhina on vaja ikkagi nagu inimesi, kes tulevad ja aitavad sind, eks ole. Et kas siis nagu tööstusinsenerid või andmete nagu spetsialistid või ja nii edasi, eks ole. Et erinevaid rolle saad nagu sisse osta ja kui nagu... kaasatad. Ja. See on päris lõbus praegu, sa tõid välja inimesed. Mul on kogu aeg on tehnoloogia. Ja tegelikult me räägime protsessist. Ja protsess on ikkagi inimesed. Nii et kui sa soovid protsessi tõsta, siis number 1 saab protsessist aru, kaasa õiged inimesed õigel hetkel ja kui on tarvis rakenda tehnoloogiat ja rakenda jäikust. Kui andme kvaliteet on tähtis, siis pigem kasutada tarkvara või seda mingit automaatset süsteemi ja veel näideks siia. Kui me alustame sellest, et uksekaardi lugemine, siis variant 1 on see, et ma teeme tarkvara, kuhu ma kirjutan, mis kell ma uksest sisse tõmine välja läksin, mis on tarkvara ja ma saan sinna kirjutada ainult kellaaeg, eks ju. Päris jäik, andmekvaliteet on päris täpne, aga see info täpsus on seal ikkagi varieerub, sellepärast et kui ma loeksin selle süsteemist automaatselt, siis ta oleks õigel kujul ja väga täpne. Kui sa nüüd lähed siit ehitussektoris, tõmbad paralleele. OKR-id, balance scorecard, KPI, mida kaasa võtta, kuidas rakendada ja kas saab rakendada? Jah, mina võib-olla vaatan nagu selle pilguga, et tegelikult need meetodid on kõik hästi sarnased. Ja neile pannakse sellised uhked välismaised nimed, aga tegelikult, ma võtame lihtsalt näiteks projekti juhtimise. Siis tegelikult projekti juhtimises samamoodi, et enne kui sa projekti alustad, tegelikult võiks ju defineerida, mida me teeme, miks me teeme, mis on need nii-öelda põhieesmärgid, mis on vaja saavutada. Ja need eesmärkide alla siis ka nagu nii-öelda need ülesanded, mida peab siis täitma ja on nad siis üksteisest sõltuvad või mitte. See on siis tavaline ehituse graafika. Et ikkagi tegevused sõltuvad, mingid tegevused käivad paralleelselt, mingid tegevused alustavad varem, mingid tegevused lõpetavad hiljem. Et me saamegi võib-olla nagu võtta nagu rahaliselt kokku, et rahalist mõõdet nii-öelda rakendada.
kus siis nagu näeme, et palju mingile nagu reaalselt tööreale nii-öelda kulus seda raha ja aega. Ja mille me saime nagu varem valmis ja mille me saime nagu hiljem valmis. Aga kas näiteks niimoodi, et ütleme, et sul on nagu objektiv on hoone ehitus, eks ole. Siis key results on nagu ventilatsioon, teine key result on küte, siis on mis iganes avatäited on ju, vundament on ju, et ja sedasi on nagu ütleme lahti löödud on ju. Ja KPI näiteks on siis ma ei tea, avatäidete pealt nagu projekti eelarve oli 10 000 eurot on ju. See on nagu see target, mida me peame vähendama on ju, et saime nagu 9000 hakkama, eks ole, et siis me oleme nagu. Ja see on tegelikult väga hea point, et tegelikult ta käibki, et ehitatakse ju projekti osa põhiselt ja igale projekti osale võetakse eraldi alltöövõtja ja kindlasti tellijaga käivad need läbirääkimised, et ma ei tea, need aknad maksavad nii palju, aga tegelikult nagu tahaks odavamalt saada ja siis pakume selle alternatiivi, et me küll ei saa täpselt samu aknaid või kui saame samad aknad, võtame teiselt tootjalt, aga nad on natuke teistsugused. Aga siis on see kokkuleppe koht, aga me ei saa täpselt sama asja, mis on projektis. Kui sa kasutaksid OKR-i maja ehitamisel, kuidas sa, mismoodi sa defineeriksid key result'i endale? Paneksin pigem võib-olla projekti nii-öelda etappide kaupa, et lähteülesanne on koostatud, sul on projekteerimine on valmis, ütleme ehitus on nagu valmis, siis on see nii-öelda üleandmine ja võib-olla seal vahepeal on see nii-öelda see käivitamine ka on inglise keeles commissioning on ju, et võib-olla selles võtmes ja sinna alla saaks nagu tuua veel eraldi nagu nii-öelda uued eesmärgid, ütleme siis projekti osade kaupa. Et ongi sul on seal mingi need osad on seal ventilatsioon, jahutus, ma ei tea, betoonitööd, välistrassid ja kõik see on ju. Mis tegelikult sobitab kõikide key result'ide alla. Ja täpselt. Ja tegelikult seda ehituse, seda nii-öelda graafikut tegelikult niimoodi koostatakse. Aga seal sellist nimetust siis nagu ei ole, eks ole, et seal ei ole nagu sellist nimetust. Täpselt ja seda ma tahtsingi nagu öelda, et me võime nimetada seda erinevate nii-öelda ilusate nimedega on ju, aga tegelikult protsessina see tegelikult nagu juba töötab seal. Toome siin mõõdikud ka sisse, KPI-d, maja on valmis või ehitus on valmis. See on tulemus, see on key result, aga see ei ole mõõdik, 1-0, on valmis, ei ole valmis. Aga nüüd sa tõid rahalise ja ajalise mõõdiku siia. Ehk siis selle key result'i ehitus on valmis, selle alla on alam, saavutused, ventilatsioon on valmis, uksed aknad on valmis ja võib-olla siseviimis on valmis. Need on ka võtmesündmused, 1 või 0, tööta või tööta. Ja me saame kõikide nende ridade peale panna ikkagi tegelikult samad KPI-d. Ma toon näite siia. Põhimõõdikud meie senise arusaama järgi on kiirus, hind ja kvaliteet. Kiirus, hind olid seal, kvaliteet. Kuidas hinnata OKR-i ehitus valmis, täpsemalt aknad, uksed ees. Kiirust me saame mõõta, mitu tundi läks. Hinda me saame mõõta, mitu eurot läks. Kuidas me hindame kvaliteeti? Et selles mõttes, et ehituses on ka võimalik ka nagu kvaliteeti hinnata teatud nii-öelda märgiste järgi. Et sul on siis nagu, mis energiaklass on sellele hoonele ja mingi rahvusvaheline nii-öelda, rahvusvahelised märgised on ka olemas, mille järgi seda nii-öelda nagu hinnata. Ja tegelikult, aga see alati ei ole nagu nii-öelda alati aktuaalne selles mõttes, et selle energiamärgise puhul probleemiks ongi see, et seda on võimalik siis nii-öelda projekteerimise käigus arvutada ja saada see märgis enne või siis arvutada seda nii-öelda nagu reaalselt andmete põhjal. Aga see on hästi palju subjektiivsust. No ja just see, mida sa mainisid ka ennem, et ega tegelikult see kasutaja kogemus, eks ole, et kuidas sa mõõdad seda. Iga kasutajal on oma nagu kvaliteedi niuke nagu tunnetus on ju, et kas ta tunneb, et tal seal see päike tuleb sealt aknast nagu teeb toa valgeks või ta tunneb, et see on liiga valge. Nii et selles mõttes, et kas välimüra tuleb sisse või mõnele meeldib, see annab turvatunde, eks ole. Need on nii sellised nagu
kasutaja nagu kogemuslikud. et no ütleme selles mõttes, et need rahvusvahelised standardid nagu LEED ja BREEAM nagu need tegelikult võtavad arvesse selliseid asju, et müra ja no seal on ka igasugused sotsiaalsed aspekte, et kaugel see bussipeatus on ja muu selline. Kas ta on siis, ütleme siis kätte saadav nii-öelda ka, ütleme, ratastooliga inimesele ja kõik see. Võtaks selle korra sul kokku. Objektiiv, eesmärk, maja valmis saada. Võtme sündmused, meil on erinevad etapid on täidetud. Selle all erinevad osad siis, aknad, uksed, siseviimistus. Ja me saame hinnata sealt hinda, ehk siis kui palju maksis, saame hinnata kiirust, ehk kui kaua võttis aega. Ja tegelikult me saame hinnata kvaliteeti ja kvaliteet tuleb kas sellest, mis arhitekt ütleb, kas see, mis ütleb standard nagu LEED või BREEAM ja see, mida siis lõppkasutaja tagasisidena annab. Ehk siis tegelikkuses me oleme loonud isegi seose. OKR-id ja KPI-d. OKR ei ole iseenesest KPI. OKR selgitab rohkem seda, mida me tahame teha ja kuhu me tahaksime jõuda. Ja KPI selgitab siis täpselt numbrid. Ja ütleme, see number tegelikult ongi ju, ütleme, kui siin räägime sellest nii-öelda energiamärgisest, on ta A, B, C või D. Ja LEED-i puhul on ka, on ta siis nagu kuld, platinum või seal midagi kehvemat. Et need on tegelikult sellised mõõdikud, mida saab nagu majale ju külge klepida. Ja seda nii-öelda suurkorporatsioonid ka vaatavad ja investorid rõõmustavad ja pangad samamoodi. Äkki võtad siis paari sõna kokku, et kuidas neid asju nagu kasutada ja millist nõu on sooviksid anda nii-öelda kuulajale, kuidas neid kasutada? Ma sooviksin ikkagi seda, et inimesed võtavad nagu kaine mõistusega asju, eks ole, et see üks sõna on see talupoja tarkuseks, aga pigem mulle meeldiks kasutada kaine mõistus. Võtame kaine mõistusega asju ja kaasa inimesi, kui sul on nagu küsimusi. Et ei ole nagu vaja kõigest üksi aru saada. Ei ole vaja nagu ragistada asjadega, milles nagu teised inimesed lihtsalt nagu niipsust. Need asjad nagu panevad su jaoks tööle. See oleks nagu soovitus ja kokkuvõte. Martin, sina paari lausega võtaksid tänase vestluse kokku? Mõõdikuid saab määrata igasuguseid. Soovitus on alustada eesmärgist. Võtta ikkagi põhjus, miks me tuleme kokku, milleks need inimesed on sellesse firmasse palgatud, mida see firma üritab saavutada ja see on küsimus, kuidas hinnata, kas minnakse saavutusele, kuidas hinnata, kas tulemus on nüüd lähemal või kaugemal. Väga-väga tore vestlus oli, et olin alguses küsija rollis rohkem siin küsisin, puurisin, uurisin tootmisspetsialistide, inseneride käest, kuidas nemad erinevaid meetodeid kasutavad ja lõpus sain natukene vastata ka nende küsimustele, et kuidas me tegelikult ikkagi, kuidas ehitus tegelikult tootmisega väga seotud ja me saame kasutada sarnaseid mõõdikuid ja protsessid on ka mõnes mõttes sarnased. Et kindlasti jõuda tööle edaspidiseks, et aitäh teile. See oli esimene saade. Selle saatega me üritasime tuua ette siis KPI, Balance Scorecardi ja OKR-i ehk siis päris palju endisekeelseid lühendeid. Selgitada seda inimlikult ja ma arvan, et see ongi see stiil, mida me üritame hoida. Me tahame teha veel tulevikus palju saateid erinevas vormis. Kas üksinda, kahekesi või kolmekesi või kutsuda siia külalisi eesti või inglise keeles, kõik võib muuta. Eesmärk on tõstatada küsimusi ja pakkuda omapoolseid seniseid parimaid praktikaid. Ja, aitäh. Aitäh. Aitäh.